ja me alustame täna selle seminariga Naised, rahu ja julgeolek, suurpõgenemine 1944. Ja see on osa projektist Euroopa dramaatiline mälu, naispagulased ja suurpõgenemine 1904. Ja seda on algatanud kogu seda suurt projekti siis Tammepuu Eesti MTÜ või klubi ja MTÜ. Ja tähistatakse sellega siis suurpõgenemise, mida me mõtleme 1944, suurpõgenemise 80. tähtpäeva. Ja me oleme siin juba alustanud enne mõnede projekti osadega ja sellest lühidalt kindlasti me siin täna ka räägime, aga täna on siis Enuti poolt niisugune seminar, mis meie poolt oligi nagu ajendatud sellest ka, et meil on niisugune raamat juba päris ammu välja antud ja praegu on siis 4. trükk käsil ja seetõttu me hea meelega liitusime kogu suure projektiga ja meil on asi üles ehitatud nii, et seda osa tuleb juhtima väga suur asjatundja meil, kes teab ka globaalküsimusi väga hästi ja sama hästi ka seda sama ÜRO resolutsiooni 1325 ja kõiki muid inimõigustega seotud küsimusi ja juhtima tuleb minna Liina Lind, Välisministeeriumi asekantsler. Palun. Tere, head pärastlõunat, väga tore on siin teie juures olla. Ma loodan, et hommik läks teil hästi, oli palju huvitavat infot. Mul on tõesti hea meel, et saan nendel teemadel siin rääkida. Ja nagu Reet juba ütles, ma olen siis Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsler, aga tegelikult mul need mitmed teemad lisaks ka ÜRO-le ja soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele on päevakorral, sest mul on sellised erinevad osakonnad, üks on siis kõik rahvusvahelised organisatsioonid, seal on inimõigused, demokraatia, aga on ka digi- ja küberküsimused, siis on kliima, energeetika küsimused ja lõpuks on globaalsed eestlased. Ja sellega seostub väga hästi meie tänane teema, mis on siis ka selle suurpõgenemise aastapäev, mis sellel aastal on. Ja loomulikult see naised, rahu, julgeolek teema on ka mulle väga tõesti südamelähedane. Ma olen olnud 10 aastat oma 20 aastast Välisministeeriumis New Yorgis, esindanud Eestit ÜROs ja see naised, rahu, julgeolek teema ta on väga keeruline, ta tuleb kogu aeg üles, häid lahendusi ei ole, nagu me näeme ka praegu selle sama olukorra pealt, mis meil siis jätkuv Venemaa agressioonisõda Ukrainas kestab. Ja kahjuks on nii, et need, kes siis alati kõige rohkem kannatavad, on naised ja lapsed, nii et me loomulikult sooviksime, et ei oleks nii, et kannatustel on alati naise nägu, aga väga tihti see on nii erinevate konfliktide puhul kui ka põgenike seas, nii et sellest me kindlasti tänase päeva jooksul kuuleme. Ja samamoodi ka paralleelid, mida me siin kindlasti arutame lahti ja millest me kuuleme, on Venemaa tegevus praegu Ukraina laste küüditamisel. Me teame 20 000 lapse konkreetseid andmeid, kes on siis Venemaa poolt Ukrainast Venemaale küüditatud, aga tegelikult on need kindlasti 100 või paarsada tuhat last. Ja laste puhul on ka selge, et nad ju muutuvad väga kiiresti, nii et praeguse 2 aastat nende laste puhul on juba üüratult pikk aeg. Et eks me seda ka püüame kogu aeg teha selleks, et naistel oleks pigem see võimestatuse roll ka konfliktide puhul, et nad saaksid sinna oma panuse anda nende lahendustesse, sest selge on see, et kui naised osalevad rahu läbirääkimistes, siis need rahu kokkulepped peavad palju kauem, on palju tugevamad.
ja nagu ma ütlesin, siis meil on ka Välisministeeriumi poolt ja ma tean ka väga paljudel meie väliskogukondade liikmetel väga mitmeid plaane selleks suurpõgenemise aastapäeva mälestamiseks, tähistamiseks nüüd suvel, sügisel. Meil on ka Välisministeeriumi juhtimisel plaanis augustis Haapsalus selline konverents, kus nendest räägitakse. Aga tegelikult sõnumina, kui me mõtleme selle peale, siis diktaatorite tegevus, selline kohutavad kannatused ja ma tõesti ei pea ju neid praegu enam kaugelt otsima, need on tõesti meil siin väga lähedal käes, nii vaadates kogu seda sõda kui ka neid põgenikke, kes on Eestisse tulnud. Eesti välispoliitika kõige suurem osa sellest on, et kuidas teha nii, et need ei korduks. Ja see on väga keeruline ja seda on näha ka ÜROs, kus siis Venemaa julgeolekunõukogu alalise liikmena omades vetoõigust, kes peaks lahenduse sellele sõjale tooma, on ise selle algataja. Nii et tegelikult rahvusvaheliselt ja rahvusvahelise õiguse mõttes on meil väga vähe lahendusi selleks. Aga kindlasti me jõuame ka natuke positiivsemate nootideni siin lõpus võib-olla koos Kristaga Eesti NATO ühingust vaadata, mis siis ikkagi on õnnestunud ja õnnestub teha, sest selge on see, et Eesti jätkab Ukraina toetamist igal moel ja sellega seotes ka siis naised, rahu, julgeolek agendana. Aga nüüd ma siis läheksin edasi meie väga tiheda programmiga, mis on selleks pärastlõunaks 2 tunni jooksul meil siin ette nähtud, kokku lepitud. Ja juba Reet tutvustas seda põgenemine 1944 pagulus ja seda raamatut Carrying Linda Stone. Mul oli ka au see raamat juba ette saada, natukene seda sirvida ja ma leidsin sealt ka sellised mitmeid loomulikult väga selliseid kurbi lugusid, mõtlema panevaid lugusid ja naiste kannatusi on ka seal rohkem kui küll sees, te kindlasti seda koos Marianniga tutvustate. Ja siis ma vaatasin, et seal oli ka president Pätsi, Mini ja Helgi Elis Pätsi lugu, kes on siis 2 korral küüditatud ja oma väikestest lastest lahutatud, kes olid siis 4 ja 7 aastased, üks neist ka hukkus. Ja see ongi see sama sünge paralleel ka praegu Ukrainas toimuvaga laste küüditamise osas. Ja ta siis oli vanglates, 3 vangilaagris, Pagari keldris, patareis ja keeldus siis kõikidest NKVD koostööpakkumistest. Ja ma arvan, et see, kuidas see on siin kokku võetud, kuidas ta üldse selle kõik üle elas. Home and homeland are our source of strength during these stormy times and the suffering caused by darkness. Ehk siis see kodumaa olemasolu ja kindlus, see tagalas aitas tal edasi minna sellega, et kuidagi hakkama saada. Aga nüüd ma hea meelega annan siis ekspertidele sõna, kes on selle raamatu kokkupanemise juures olnud. Palun.